tere siis taaskord minu poolt kõikidele minu jälgijatele ja ka uutele tulijatele. Täna teeme ladumise, kus ma vaatan 3 grupiga, millises energeetilises seisundis sa hetkel oled, et sa saaksid tähelepanu pöörata sellele, mismoodi sa võngud ja mida sa sellega lood oma elus siis. Ja teengi seda 3 grupi näol, saate teha oma valiku. Ja tegemist on siiski üldise kaardi ladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siin resoneeruda. Te tajute ja tunnete ära, mis on sulle. Et kui te tulete siia ja valite selle ja siis ütlete mulle kommentaarides, et mul küll sellist tunnet ei ole, et see on täiesti vale ladumine, siis see on okei. Ja nii vahest teeb nii nalja, et need kommentaarid seal nende ladumiste all, aga siis ongi väga hästi, kui on kõik okei ja siis järelikult ei olegi see sinu ladumine. aga tihtipeale on ka seda, et inimesed ei tunnista ja ei oska omale otsa vaadata julgelt ja ausalt ja see pigem trigerdab neid. Ja siis see koht, kus see trigerdab neid, see on nagu ideaalne võimalus ennast puhastada, seepärast et see on koht, kus teie emotsioon on sügavalt alateadvusest pinnale kerkinud ja te saate seda märgata, mitte alla suruda ega välja paisata mingil kujul või mingil moel, endast eemale lükata või vastupannus olla ja vaadata teisi. Et see, mis siis minu sõnumitest vibreerib teie keha sagedusega, leiab selle kokkupuude, siis see nagu see emotsioon siis saab tulla teil sealt pinnalt välja. Ja ta ei pruugi olla kogu aeg, et niimoodi, et nüüd kerkis välja või siis ei kerki välja. Et see on tihtipeale ka niimoodi, et ta võib olla väga ära peidetud ja alla surutud, et ta ei tule kohe sealt välja. Ja järgmine kord näiteks minul on see olnud niimoodi, et kui ma midagi kuulan ja esimese kuulamiskorraga nagu ei taju mitte midagi, ei tule nagu midagi pinnale ja teine või kolmas kord, kui ma kuulan mingisugust sõnumit või teksti või informatsiooni või jah, siis võib kerkida pinnale mingi emotsioon järsku, mis oli väga sügavalt alla surutud ja ma ei tahtnud seda näha. Siis kerkib pinnale emotsioon ja sa tunned, et nüüd on et tekkis mingisugune ärevus või pinge või ka samas taipamine ja arusaamine, väga selline äratundmine. Ja sa saad selle nagu vabastada siis oma kehast. Ka see on võimalik siis nende ladumiste põhjal siis. Ja minu ladumised on nagu omamoodi sellised võtmekesed, mis lukustavad lahti teie sees olevad lukud. Et kui sa tavaliselt või kui sa tuled siia ruumi või sa resoneerud minuga või isegi kui ei resoneeru minuga, siis ikkagist ma toon nagu, kui see ärritumine juba näiteks, inimesed kui ärrituvad ja panevad ärritavaid kommentaare minu ladumiste alla, siis see näitab juba sinu sees olevat emotsiooni. Seal on mingisugune laeng, mida sa saad siis vabastada, aga tihtipeale inimene seostab siis näiteks seda minuga või siis ka enda elus vaadates teiste inimestega ja olukordadega. Tegelikult see laeng on tema enda sees, mitte ärrituspõhjus ei ole väljaspool sind, vaid ärritus tuleb sinu enda seest. See on sinu sees olemas juba, see alge on kogu aeg seal olnud, ta on olnud uinuvas olekus ja nüüd ühtäkki sa märkad, et sinust tekib mingisugune pinge või laeng ja sa paiskad selle näiteks välja või tunned ennast ebamugavalt või mis iganes.
siis tihtipeale inimesed siis vaatavad väljapoole, aga tegelikult olen siis ma toonud selle täpselt sellesama emotsioonides esile, sest et ma puudutasin seda. ja selles ladumisruumis või selles minu ruumis olles tegelikult see omamoodi nagu astud iseenda sisse, sest et mu kaardi ladumised ei kanna pelgalt seda infot ega anna seda nagu ennustust teile edasi, vaid ta näitab teis olevat energiat. ja need toovad teis sellist liikumist. mõned tunnevad kindlasti selliseid surinaid või tukseid või haigutusi, pisaraid või vibreerimist, mis iganes. ja kui sa seda oma kehas tunned, siis tea, et see on tegelikkuses teadvuse nihkumine ja sinu teadvus sinu keha tasandil siis nihe toimub. kui sa tunned endas pinget, siis tea, et see on aktiveerimine. et ma aktiveerisin sinusse midagi, millele sa nüüd saad siis otsa vaadata ja sellega olla. sest midagi, mis varasemalt magas, tahab nüüd nähtud saada. et kui teil on pinnale, kui teil kerkivadki needsamad emotsioonid pinnale, siis te saate lihtsalt puhastada ennast sellest. ja lõõgastu ja joo vett. joo vett palju. ja ärge kontrollige seda olukorda, lihtsalt lubades olla endal. et jah, et pange siis tähele enda keha reaktsioone. ja samuti kõike, mida inimesed võiksid või kõike, millest inimesed võiksid teadlikud olla, on teadlik olemine oma olekust, oma tundest, oma sisemisest seisundist, vibratsioonist. ja seejärel liikuda sellest kohast, mitte vanast harjumusest või hirmust. ja see tekitab ka omakorda reaalsuse nihke sõna otseses mõttes, sest sa ei koge maailma enam selle vana mina kaudu, vaid selle uue, ärkava, vaba, kohaloleva olemuse kaudu, kes sa siis tegelikkuses oledki. ja teadvuse tasandil lood sa tegelikult kõike ühtemoodi, mis tahes kogemused. kõik käib ühtemoodi. ja see tegelikkuses ei toimu läbi soovimise, visualiseerimise või tõmbamise, ligitõmbamise, vaid just nimelt läbi olemise. läbi selle, kes sa oled hetkel siin ja praegu. ja selles kohas sa ei manifesteeri midagi selleks, et midagi saada. sa ei tõmba midagi ligi väljastpoolt. sa ei kontrolli elu, vaid sa oled elu ise. ja kõik kogemused, rõõm, valu, rahu, kaos tekivad samal viisil läbi sinu sageduse, oleku, teadvuse seisundi. ja see on loomine oma loomulikus vormis, mitte protsess, mida sa teed, vaid seisund, milles sa oled. ja seda mõista on üks asi, aga kui see teadmine kehastub sinus, siis ei teki enam küsimust, kuidas ma midagi loon. sest sa tead. sest sa lihtsalt tead, ma juba loon, ma olengi looja. ja kõik, mis sinu ümber toimub, on projektsioon sellest, mida sa oled. ja kui me paneksime kõrvale kõik oma teadmised, uskumused, identiteedi ja narratiivid ja lihtsalt vaatame, tunneme, kuulame ja küsime,
mis siis, kui see ongi tõsi, mis siis, kui ma räägingi tõtt, mis siis on? Vaadata seda uudishimuga, hästi avatud pilguga nagu laps, et mis siis, kui see ongi tõde ja tunneta seda ja märka, mis su kehas toimub. Ja tõde ei tule mõtetena, vaid tunnetusena. Ja lapselik uudishimu ongi tee valgusesse. Ilma otsustuseta, ilma arvamuseta, ilma vajaduseta mõista, lihtsalt vaadelda ja tunda. Ilma vajaduseta kohe sildistada. Ja kui sa praegu just teeksid seda, paneksid kõik kõrvale ja tunnetad, mis toimub sinu kehas, mis tunne tekib. Ja lase tõel end ilmutada, mitte mõtetes, vaid kehas. Et see on oluline, kui me tahame teadlikult hakata elama, kogema elu ja looma oma elu ise teadlikult. Nii et see on üldine kaardiladumine ja kui teil on soov personaalse kaardiladumise järgi, võite alati kirjutada. Kui teil on soov oma emotsioonidega tegeleda, emotsioone vabastada, teadlikumaks saada, mis on üldse emotsioon, kuidas me selle unustame ja kuidas me saaksime seda igapäevaselt algselt nagu justkui praktiseerida, kuigi see pole praktika, vaid see on teie loomulik olek. Te olete lihtsalt unustanud selle. Me oleme kõik seda teinud. Emotsioone oma kehast läbi lasknud, kuniks me siis surume selle alla. Ja unustame, mis on üldse emotsioonide kehast läbi käimine. Et kindlasti on see soovituslik kõigile inimestele, kes tahab oma elu nautida, rõõmu tunda ja vabaneda ego illusioonidest, duaalsuse illusioonidest. Ja see võimalus on minu poolt siis ka kättesaadavaks tehtud teile. Kui te resoneerute minuga, siis võtke julgelt ühendust. Ja alustan grupp number 9 siit. Vaatame, mida te hetkel siis vibreerite, et te saaksite olla teadlik, mis teist toimub. Grupp number 1. Millistes energiates te olete? Mismoodi te vibreerite? Mis on teie olek praegusel hetkel? Ilmselt te tunnete siin üksildast olemist, üksi jäämist. Kui te seda konkreetselt otseselt ei tunne, siis võib siin olla ka tegu allasurutud emotsiooniga. Aga ma näen, et te püüate vastuseid leida läbi mõistuse, ratsionaalse meele. Ratsionaalne meel on meil väga piiratud, ta on nagu selline kastike ja ta ei ole nagu, ta ei leia tihtipeale vastuseid sealt. Ta ei pruugi sealt vastuseid leida, ta võib küll taipamisi saada, aga ta ei pruugi vastuseid leida. Ja taipamised on ka need, et kui need kehas ikkagist ei maandu ja sa saad nagu mingisuguse taipamise nagu läbi mõtete või miski nagu ilmub sulle ühest küljest. Ja sa mõtled, et ahaa, vot nii need asjad käivad või vot
et nii ma võib-olla käitusin või tegin või vot selline võiks olla see ja teine ja kolmas, et sul nagu see ahhaa-moment tekib, siis see ei pruugi tähendada just tingimata ka seda, et teie elu kardinaalselt muutub nüüd sellest, vaid see peab saama teie elavaks tõeks, mida te elate. Sest see, mida me kajastame nagu läbi mõtete või räägime, ja kui sa seda kehaliselt ei ela, sisemiselt ei võngu, siis ei ole sellest nagu suurt vahet ega ei toimu nagu suurt muutust ega nihet. Et ma näen, et siin te püüate ennast nagu jõuliselt pisut kontrollida. Te püüate küll võib-olla väliselt näida väga tugev, tasakaalukas, aga sisemiselt on siin kõikumisi ja te püüate kontrollida oma emotsioone, aga kontrolliga ei jõua me kaugele, sest sagedus ju on ikkagist meil sees olemas ja see tuleb varem või hiljem uuesti pinnale, selle eest ei saa põgeneda, kui sa seda ei vabasta. Ja siin võivad olla ka osad inimesed selles energeetikas, et või sageduses, kus sa nagu taipad ja mõistad, et sinu sees on selline üksildus ja võib-olla üksildushirm või üksinda jäämishirm. Ka see taipamine võib toimuda, aga see tähendab siis ka, et sa hakkad asju teise nurga alt vaatama, sa hakkad asju muutma, et sa ei jää sellesse sagedusse võnkuma siis. Kui ohverdad oma hinge ja püüad mitte paati kõigutada, võid saada näilise turvalisuse, aga sa kaotad vabaduse olla tõeline sina. Et jah, et kui siin, see on prostituudi arhetüüp, kes ohverdab oma hinge ja ta ei taha nagu seda paati kõigutada, sest ta hoiab kinni turvalisusest. Ja prostituudi vari, nagu ma ikka tavaliselt ütlen, ei ole midagi sellist, mis on nagu prostitutsiooniga seoses, vaid need varjud on meil kõigil, kogu inimkonnal. Ja prostituudi vari peegeldab või näitab teile seda, et ta müüb nagu oma tõe turvatunde nimel. Ta ohverdab oma sisemise tõe selleks, et vältida konflikti. Ta hoiab end tagasi, et mitte siis paati kõigutada, sest ta kardab, et see võib ümber minna ja jumal teab, mis siis saab. Ta otsib heakskiitu, vastuvõtmist, kuuluvust. Ja ta ei tea, kes ta tegelikult on. Ta teeb kompromissi oma olemise arvelt ja läbi selle lootes saada armastust, turvalisust või tähelepanu. Ja sellest võibki võib-olla mingi hetk sündida mingisugune näiline rahu või turvalisus, aga tegelikult on see hinge vaikne selline kaubaks tegemine. Sa kaotad vabaduse olla tõeliselt sina ja siin on see hülgamishirm ilmselt, mille nimel te siis ohverdate iseenda. Te kontrollite oma emotsioone, te püüate näida väliselt väga selline tugev ja enesekindel ja võib-olla sa petadki mingil määral inimesed ära sellega. Aga sisemiselt sa oled lõhestunud ja sa tunned ennast üksildasena ja sa arvad, et sa ei ole väärt armastust võib-olla, sa ei ole väärt kiitust
ilusat suhet. sa näed, et see ei ole piisavalt piisav, et oma elus kogeda seda, mida sa tahaksid või sooviksid. ja selle näilise turvatunde või näilise turvalisuse nimel sa ohverdad siis oma tõelise oma, iseenda, tõelise mina. Sa tegelikult mõistad ja saad aru, et sa pead mingisuguseid valikuid tegema. ja sa mõistad, et sa tunned ennast siin väga-väga üksildasena. ja kõik, terve inimkond, kes on siis oma varjude poolt juhitud, kes rohkem, kes vähem, oleme mingil hetkel mänginud seda rolli. eriti kui meie sees on haavad, mis ütlevad, kui ma näitan oma tõelist olemust, siis mind ei armastata. ma pean hoidma kõiki rahul, muidu olen üksinda. aga ärkamine just nimelt tähendab selle varju märkamist. ja siin tegelikult te märkategi seda. Tegelikult te siin juba märkate seda ilmselt. ja kui sa hakkad valima tõde, mitte turvatunnet, siis sa võid kaotada mõne mugava olukorra. jah, sa tunned selles olukorras väga suurt ebamugavust, oleneb kui sügavalt sa selle varjuga seotud oled. aga sa saad iseenda tagasi. ja see toob juba sulle päris vabaduse. olla, öelda, tunda, elada oma tões. ja siin on oluline märgata seda, ja sa võid siin veel omakorda siduda selle prostituudi varju ohvrivarjuga, et nad võivad omavahel siis seoses olla. aga tegelikult siin toimub transformatsioon, sa juba näed ennast läbi. sa oled tohutult pidanud nagu kontrollima ennast, sa oled tohutult majandanud enda energeetikaga, sa oled mõistnud ja aru saanud ja tead, et pead mingisuguse valiku tegema. ja see nõuab siis turvatsoonist väljaastumist. ja sa tead, et sa võid sellega kaotada midagi ja sa näed endas juba seda varju, aga kui sa nüüd lased endal veidi olla, selgineda ja hakata vaatama asju teise nurga alt, siis ja vaadata natukene kaugemale, kas sa tahadki niiviisi jätkata, siis hakkab toimuma sinust transformatsioon. ära karda oma tõde välja öelda. ära soovi liiga palju kellelegi meeldida. ära kompromiteeri end välise heakskiidu nimel. et sa tunned ennast siin ära, kui sa mõistad, et sa oled alati otsinud eesmärki, sest sa ei ole tegelikult ühenduses oma sisemise tõega. ja sa lood väärtust teiste tagasiside kaudu. ja siin ongi see vajadus kuuluda hõimu, isegi kui see tähendab enda mahasurumist. sa ohverdad valed väärtused, mitte sellepärast, et oleks midagi halb, vaid et sa ei tunne nagu, et sinu tõde oleks kuidagi turvaline. ja sa annad nagu siin oled andnud oma hinge ja oma hääle
tähelepanu vastu ära. Kas siis raha, heakskiit või armastus, vahet ei ole. See võib ükskõik mis eluvaldkonnas olla. Pange tähele endas seda lihtsalt. Aga siin on teis see taipamine ja teadlikkus jõudnud teieni, et te peate mingisuguse valiku tegema ja see valik nõuab ohverdust ja vaadata oma prioriteedid võib-olla üle. Näiteks panna paika oma sellised verstapostid, mille pealt te hakkate siis nagu elu vaatlema või suhtetasandit või mingisugust teatud elu valdkonda, kuigi tegelikult neid verstaposte saab nagu panna püsti ka sellisel viisil, et seda saab läbi elu vaadelda. Et jah, siin on nagu justkui teekond teadlikkuse suunas liikumisel, aga veel veel sügavamalt nagu teadvustada see ja siin ka kehalisel tasandil see otsus ära teha ja siis hakkavad muutused toimuma teil, transformatsioon ja edasiliikumine. Et kui te olete otsinud suhet, siis päris kindlasti, kui te teete oma kehalisel tasandil selle nihke ja hakkate muutuma ja tulete välja sellest prostituudi varju olemusest, mis on muideks ka mul väga tugevalt esil olnud, segunenud veel ka ohvri varjuga, siis hakata tegema neid samme, et sellest olukorrast välja astuda. Ja hakata liikuma oma tõelise mina suunas. Ja teadvustada, et sa ei müü enda hinge heakskiidu ja kuuluvuse nimel. Ja sa valid vabaduse, isegi kui see tähendab, et kõik ei pruugi sind mõista ja isegi kui see tähendab, et sa mingi hetk võid üksinda olla. Ja teadvusta, et sa oled väärtuslik juba oma olemuse tõttu. Mitte selle järgi, mida teised arvavad või ütlevad, või selle järgi, mida sa annad. Ja ole endaga aus ja pehme, leebe. Ja kui sa ei suuda teha selliseid radikaalseid otsuseid ja samme, siis ole teadlik, et sa ei pea enda peal jõudu kasutama, vaid seda saab alati läbi siis puhastamise teha pehmelt. Loomulikult iga puhastus võib olla ebamugav, seepärast et sa pead enda tõele otsa vaatama. Mitte selle eest põgenema. Ja see lihtsustab teie protsessi päris kindlasti, lihtsustab sellest olukorrast välja tulemist päris kindlasti. Ma ütlen 100%, kui mitte 200%, et te hakkate seda tajuma, tundma enda elus ja enda energeetikas. Aga minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast, kohtume juba järgmises ladumises. Ja grupp number 2, kes valis siis selle ladumise, vaatame, mis energias või mis sageduses te hetkel siis võngute. Grupp number 2. Siin ma näen, et te olete püüdnud midagi saavutada, manifesteerida võib-olla enda ellu ja te olete soovinud, et see nagu oleks võidukas ja edukas ja
pange tähele, siin on väga tugevalt ego mängus olnud, seepärast et te olete nagu selles olukorras läbi kukkunud. Te tunnete kurbust, võib-olla on mingisugune olukord lõppenud, võib-olla tunnete leidna, võib-olla tunnete kurbust, valu. Ja need emotsioonid on kõik selle olukorraga üles kerkinud, mida te olete tegelikult endale manifesteerinud. Just nimelt teie ise olete seda manifesteerinud endale ja kuna siin on see tugevalt nagu maine või duaalsus mängus olnud, ehk siis see egomeel on nagu mängus olnud, te olete soovinud midagi, mida te olete loonud siis negatiivsest potentsiaalist, ehk siis manifesteerinud oma ellu või soovinud manifesteerida seda enda ellu, aga te olete läbi kukkunud ja läbi põrunud. Siin on ka poetab vihjeid ja manipuleerib, liikudes kommunikeerib otse, selgelt ja ausalt. Et kus sa oled manipuleerinud? Kus sa oled endaga manipuleerinud, kus sa oled enda soovidega manipuleerinud, kus sa oled püüdnud ära petta seda, et sa tahad midagi enda ellu luua, aga sa oled märkamatu jätnud selle, mis tegelikkuses selle pinna all on. Kus kohas tuleb see soov? Siin on lapsevari väga tugevalt esil teil, mis tuleb siit kaardipaki alt ka, täpselt see manipulatsioon uuesti välja kinnituseks teile, kus on siis lapsevari, mis nagu takistab seda edu ja võidukust saavutada. Selleks, et liikuda siis varjust valgusesse ehk valitseja väkke, valitseja valgusesse, siis te peate märkama, kus te manipuleerite teistega, kus te manipuleerite endaga. Ja lapsevari on tihtipeale see, kes ei taha iseendale tunnistada, kus ta teeb vigu. Kus sa poetad vihjeid, kus sa ei räägi selgelt, ei kommunikeeri selgelt, ei kommunikeeri otse. Selgelt ja ausalt ei ütle asju välja, nii nagu sina mõtled tegelikkuses, vaid laveerid ja manipuleerid. Ja vari ongi see energia siis, mis on jäänud teie kehasse kinni, siis alates juba lapsepõlvest. Lapsepõlvest me hakkame seda energiat alla suruma või siis neid emotsioone alla suruma. Ja see on ellujäämisstrateegia, kus siis tõde ei ole olnud turvaline väljendusviis, kus sa oled ainult, kus oled ainult väärtuslik, kui sa saad oma tahtmise ja saad selle ainult siis, kui valetad, manipuleerid ja oma reaalsust siis või siis teistega, reaalsus läheb sinna kõige alla, eks ju. Ja siin ongi tulnud siis välja väga sarnased kaardid selle lapse varjule, et tegelikult te olete tahtnud midagi saada oma egost lähtudes, te olete saada tahtnud võidukust, edukust läbi siis manipulatsiooni, kas see on suhe, kas see on töö, kas see on mis iganes eluvaldkonnas te olete midagi püüdnud saavutada, mille läbi te olete seda püüdnud saavutada. Kas läbi laveerimise, vingerdamise, manipuleerimise, kus te ei ole otsekohene ja otsese selge väljendusviisiga, aus, kus te varjate ja valetate. Ja see kehtib ka teie enda kohta, kui me varjame ja valetame iseenda eest, neid varje, neid seda lugu, mida me tegelikult kogu aeg endale räägime või mis meist tegelikult on, siis ja valetame endale, ei tunnista seda, siis me ju valetame kõikidele teistele ka. Kui me ei julge otsa vaadata endale, mis on minu nagu need varjuküljed, mis on
need minu emotsioonid ja laengud, millele ma ei julge otsa vaadata ja lähtudes sellest ma kogu aeg toimetan ja tegutsen. Sest vari tegutseb selles, sest me varjus olles tegutseme sellest lähtuvalt. Ja lapsevari elab teadmisega, et tema ei tea, tema ei tohi, tema ei saa, tema identiteet on veel vormimata justkui, mis on samuti pidevas kahtluses, ta otsib alati suuremat autoriteeti, kes ütleb talle, mida teha. Ja ta usub, et tema unistused pole justkui piisavad. Aga samas tema süda unistab ja süda igatseb, aga ta ei julge uskuda, et ta väärib seda. Ta kardab vastutuse võtmist ja pelgab teha otsuseid. Sest Jumala eest, kui midagi läheb valesti, kes siis vastutab? Ega ometi mina. Et see on nagu moonutatud loomine läbi puudusteadvuse. Just siin seda tehtakse. Sa nagu manifesteerid või lood midagi läbi puuduse. Ja see lapsevari on alateadvuse programm, kus teadvus on omaks võtnud illusiooni, et tõe moonutamine või rollide mängimine on vajalik armastuse, tähelepanu või turvalisuse saamiseks. Ja see tuleb väga tugevalt siin esile. Te tahate midagi saavutada, aga te ei räägi valgusest, vaid te räägite varjust. Te ei loo valgusest, te loote varjust. Ja väga paljud inimesed veel on teadmatuses selles suhtes, et inimene ei loo seda, mida ta soovib, mida see manifesteerimiskaart justkui näitab, eks ju, mida sa soovid, seda sa saad luua ja sul on need kõik vahendid olemas. Sul ongi need kõik vahendid olemas, aga ainult siis, kui sa saad teadlikuks, kuidas sa lood, kuidas sa manifesteerid, kuidas sa lood enda reaalsust. Aga inimene ei loo seda, mida ta soovib, vaid seda, mis ongi tema olek. Kui sa nagu tahad soovid või manifesteerida oma elu näiteks armastust, aga sinu sisemine hirm või sisemine olek on nagu hirm või selline enesekaitse või puudustaju, siis päris kindlasti sa ei manifesteeri seda armastust enda ellu. Vaid seda, mida sa kannad oma sageduses. Sest et universum ei vasta sõnadele ega manifestatsiooni nimekirjale. Ta vastab sagedusele. Ja see sagedus on sinu olek. Ja ole päris teadlik sellest, et kui sa manifesteerid, siis mis on sinu hetkeolek? Kas see manifestatsioon tuleb usaldusest või tuleb ta puudusest? Kas sa üldse suudad enne tulemuse ilmumist olla selles tundes, nagu see olekski juba olemas? Kas sa suudad seda? Sest siis sa loodki selles olekus, mitte lootusest. Ja nii me tegelikult loome kogu aeg ja me olemegi tegelikult ühed suured manifesteerimise ahjud justkui, mis küpsetavad kogu aeg meie reaalsust.
me ei saa manifestatsiooni kinni keerata, me kogu aeg loome. See on nagu looming, sinu enda looming, seda, mida sa praegusel hetkel koged, just nimelt seda kurbust, mis on see läbikukkumine, kas tööalaselt, kas karjäärialaselt, kas tervise suhtes või suhte suhtes või mis iganes, siis vaata, mis seal all on. Seepärast, et kui see alge on seal all üldse midagi muud, mida te ei soovite, kui te soovite armastust, aga te kardate hülgamist, siis te loote tegelikult negatiivsest potentsiaalist, sest potentsiaali alged on meis kõigis olemas. See on tohutu meie keha tasandil, raku tasandil. Aga kui me hakkame seda looma negatiivsest potentsiaalist, puhastamata see laeng või emotsioon, mis on sellega seoses, siis me loome täpselt seda olukorda, et see manifestatsioon toobki teis esile sellesama emotsiooni, mis on olnud selle all, millest te seda luua olete soovinud või olete juba loonud. Sest manifesteerimine on see, et sa teed millegi nähtavaks ja tajutavaks materiaalses maailmas viie meelega, ehk siis siin füüsilises silmaga nähtavas maailmas, viie meelega tajutavas maailmas, ehk siis 3D-s. Aga põhikoht, kus inimene loob, on tegelikult teadvuses ja põhikoht, kus inimene elab ja on siis see füüsiline maailm ja tema jaoks justkui muud ei eksisteerigi. Ja manifesteerimine tähendabki seda, et inimene loob inimesena 3D pidades siis ainukeseks reaalsuseks, teadmata, et ta on teadvus ja ta loob kogu aeg läbi metafüüsilise nagu küpsetusahi, mis ei lakka küpsetamast. Ja siis tegelikult küpsetadki kogu aeg ja manifesteerid kogu aeg oma elu, aga teadmatult siis. Ja siis, kui need manifesteerimise õpetuste järgi praktiseerida ja teha ja toimetada, siis me tihtipeale hakkame puudusest looma oma reaalsust. Et sa ei vaata tegelikult kunagi ahju sisu. Ja sa näed ainult valmis toodangut, siis tekib kas imestus või kurvastus või rõõm, oleneb millisest potentsiaalist sa selle siis loonud oled. Nii et tõeline manifesteerimine ei alga soovist, see algab sagedusest, olekust, sisemisest nähtamatust olekust, mis võtab vormi ainult siis, kui teadvus on sellele avatud ja kooskõlas sinu sooviga. Sest me loome metafüüsiliselt ja see ilmub füüsilisse. Seda me teeme kogu aeg. Nii et ole väga teadlik, kuidas sa manifesteerid. Et manifesteerimine pole soovitud asjade nähtavale toomine, vaid see on kogu aeg tegelikult sisse lülitatud. Sa manifesteerid kogu aeg, igapäevaselt, hommikust õhtuni. Ja see on üks olulisemaid taipamisi, mida inimene saab siis endas ärhatada, on see, et see pole nagu mingi nupp, mida sa siis sisse ja välja lülitad, eks ju.
ja, ja kui ma nüüd lülitan välja, siis ma ei manifesteeri ja kui ma lülitan sisse, siis ma manifesteerin ja kui mul on see nupp välja lülitatud, kui ma nagu ei manifesteeri teadlikult, siis minu ellu ei manifesteerugi midagi ja, ja kui ma nüüd selle nupu sisse lülitan, siis ma manifesteerin ja see peaks minu ellu siis saabuma, seepärast nii räägitakse, aga teadmata, et kus pinnalt sa seda manifestatsiooni siis oma ellu lood ja mis sealt alt, mis sealt, et miks, et kui ma manifesteerin seda ja mul tuleb selline jama sellest, eks ju, kus ma olen kurbuses, ma võin et sa lood nagu kogu aeg nagu seda asja endale, aga sa lood ka sellega nagu selle kurbuse või selle lõpu, et sa näed, et okei, ma näed, suutsingi selle suhte manifesteerida, aga mispärast on selline, et ma olen nüüd õnnetu, mispärast on selline, et see mees ei taha mulle pühenduda, mispärast, et kas ma siis manifesteerisin kuidagi valesti või mismoodi, et see on nagu suhte näide, et aga see võib ükskõik mille poolest ka vastata siis teistes elukategooriates või valdkondades ja teadmata seda, et tegelikult seal all on olnud mingisugune hirm, hülgamishirm või et ma ei saa ilma selleta õnnelik olla ja mul on kindlasti tingimata seda vaja, alles siis ma tunnen õnne. seal on puudus on all ja sellepärast sa loodki, manifesteerid küll endale võib-olla selle ilusa suhte või selle ilusa mehe, aga millegipärast tal on 10 karku 10 karku ja millegipärast ta kõnnib karkude peal, eks ju. ja kogu aeg logiseb siia ja sinnapoole ja jupid kukuvad küljest ära ja siis sa mõtled, et mida ma valesti tegin või kas siis minul ei olegi loodud see nii. sa tegelikult manifesteerid kogu aeg, isegi siis, kui sa arvad, et sa ei manifesteeri. ja sinu elu ongi siis üks suur manifestatsioon, projektsioon, mida teadvuses hoiad. täpselt seda, mida sa teadvuses hoiad, seda sa lood. ja kui inimene ei tea, mida ta tahab täpselt või kui inimene ei tea, millest ta loob, manifesteerib, siis ta tegelikult ei ole ju tühi, vaid tema alateadvus ja sisemised mustrid loovad temast sõltumatult. sa vaatad tegelikult alateadlikult mingisugust pilti, sul on näiteks hülgamishirm ja sa tohutult soovid, et sul elus oleks partner, suhe, ilus, kaunis, pühendunud, ideaalne. aga tegelikult alateadlikul tasandil on sinul hülgamishirm ja sa manifesteeridki selle suhte, aga sellisel kujul, et see suhe toob esile sinust selle hülgamishirmu ja see suhe võib lõppeda, sind võidakse hüljata, sa võid hiseda, hüljata, mis iganes, aga ta toob kõik need emotsioonid pinnale, sest sa tegelikult lõidki ta negatiivsest potentsiaalist. et see oleks väga hea, kui inimene teab, mis pinnalt ta asju loob. oma sisemistest programmidest ja allasurutud emotsioonidest. ja sa ei saa mitte kunagi oma loomisvõimet välja lülitada. aga me saame seda teadlikuks muuta. ja vabadus algab alles siis, sellest hetkest, mil sa seda mõistad. ja siis hakkab alles tõeline loomine, mitte kuidas midagi saada, vaid või millest mul kuidagi mingi puudus on või mis iganes. alles siis hakkas see tõeliselt manifesteerima. ja mingisuguseid manifesteerimistehnikaid ei ole vaja kasutada, kui sa tead, kuidas kogu aeg loomine tegelikult käib. et manifesteerimistehnikat tegelikult on väga palju puudusteaduse pealt. olen seda ise praktiseerinud, manifesteerinud ja manifesteerimine võib-olla isegi töötab, ka minul on see töötanud.
aga mille pinnalt ma manifesteerin? Ma manifesteerin selle pinnalt, et mul on see puudu ja ma loon seda puudust endale ikka uuesti ja uuesti ja uuesti. Täpselt nii see on. Ja nii on. Siitpoolt minu ladumine on lõppenud. Loodetavasti oli sellest loodetavasti oli sellest väga huvitav kasu ja abi ja teadvusta, et sa saaksid siin jälle teadvustada ja teadlikumaks saada, kuidas asjad tegelikult on. Ja suur tänu vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmistes videodes. Nii, ja tere siis kolmandale grupile, kes valis siis selle kaardipaki. Vaatame, millises sageduses teie hetkel siis võngute. Mis on see energeetiline sagedus? Mida te endast praegu kiirgate välja? Grupp number 3. Siin on hästi palju kontrolli ja mõistuses olemist, hirme ja varjatust, põgenemist. Siin on nagu väga tugevalt inimene väga oma mentaalis oma ratsionaalses meeles ja teil on mingisugune, te olete nagu aja maha võtnud millestki mingil viisil, midagi on toimunud või te vajate nagu sellist puhkust või taastumisaega. Võib-olla püüate siin puhastuda millestki, mis on teid kurnanud päris pikka aega, mis on väsitanud, mis on pannud teid väga palju üle mõtlema, mis on pannud teid kontrollipositsiooni ja te olete täpselt sellises energeetikas praegu, et te põgenete, te tahate põgeneda iseenda tunnete, emotsioonide, laengute eest. Ja see võib täitsa okei olla. Aga teadlikuks muutudes me ei põgene tegelikult oma hirmude ega emotsioonide eest, vaid vaatame nendele sügavalt otsa. Alles siis saab toimuda puhastumine, alkeemia, mis on kaardipaki lõpus, ja kasv ja areng. Peale seda taipamine, arusaamised, mõistmine, energeetiline nihe teie kehas ei saa toimuda seda sel juhul, kui te põgenete täpselt sellisel viisil, nagu siin see mõõkade 7 padistab minna. Tuleb mingi asi, ükskõik mingi asi tuleb, siis te ei jookse ära selle eest, vaid te istute sellega. Te ei padista kuskile mingeid muid asju tegema, te ei lähe nõusid pesema, te ei lähe, ma ei tea, koristama ega alla tagasi suruma seda emotsiooni, mis on pinnale kerkinud, vaid te istute sellega ja nii on. Istute täpselt samamoodi nagu see meesterahvas siin. Ei kontrolli seda, ei suru seda alla, vaid oletegi sellega, et puhastada ennast. Et siin on nagu enda hirmude eest minema lipsamine. Kõik, mis toimub see sinu heaks, isegi kui see tundub veider, imelik, üllatav, valus, paha, ebamugav ja nii edasi. Ole teadlik, et see kõik toimub sinu jaoks. See on nagu sinu enda teadvuse poolt loodud see situatsioon, millele sa lukustava oma pilgu, see saab reaalsuseks, see kukkus ka siit välja, nii et võtame selle ka. Et millele selle pilgu siis nagu siis suunad? Ole teadlik, et kui sul on mingisugused hirmud kerkivad esile, pinnale, emotsioonid, laengud ja sa tahad sellest põgeneda,
sa oled hästi meeletasandil, sa püüad võib-olla neid mõtestada, lahterdada, leida vastuseid, analüüsid lõputult ja lõputult, see on nagu sind ära väsitanud. sa püüad ennast kontrollida ja, ja su pilk on kogu aeg sellele puudusel. ja sellega sa lood kogu aeg sedasama olukorda juurde. kui meie pilk on suunatud eilsesse päeva, siis me loome kogu aeg seda eilset päeva juurde. kui meie pilk on suunatud kogu aeg puudusele, siis me loome seda puudust endale juurde. kui mu pilk on kogu aeg suunatud, et mul ei ole raha, siis ma tunnen seda oma reaalsuses, et mul ei ole raha. kui mu pilk on kogu aeg suunatud sellele, et ma ei saa pühendunud suhet, siis ma loon endale suhteid, kus inimesed ei pühendu mulle. või kui mu pilk on kogu aeg suunatud sellele, et ma kardan üksindust, siis sa saad kogeda seda üksindust pidevalt ja kogu aeg, sest sa ise lood seda. et ole siis väga tähelepanelik, kus sa siis võib-olla petad ise ennast jah, kus sa siis petad ennast ja kus sa tõmbud tagasi, et mitte kohata siis nii-öelda seda tõde ja haavatavust ja kus sa väldid midagi, mis tahab tegelikult nähtavale tulla. ja ma näen, et siin on nagu need varjatud uskumused, mida alateadvus hoiab ja mida sa nagu väldid. ja mis takistavad omakorda sul täielikult avatud ja aus iseendaga olla. aga tea, et ausus iseendaga avab ukse kõiksusesse. ja pole midagi vaja varjata. ja igasugune olukord, mis tundub sulle võib-olla algselt absurdne, nihkes või kahtlane või raske või keeruline. ja see toimub selleks, et äratada sind sügavamasse kohalolusse, selgusesse ja vabadusse. et siis praegusel olukorras on oluline peatuda ja kuulata siis enda sisemust. ja vaata ausalt endale otsa. sest sa ei loo mitte ainult sellega, mida sa mõtled, vaid ikkagist eelkõige lood sa sellega, kuhu sa oma pilgu suunad ja see loob sinu sees sellise oleku. ja seda sa lood endale siis, sest sa lood läbi oma oleku. ja isegi siin võib olla mingi inimene seotud sinuga, võib-olla mitte, võib-olla lihtsalt sinu enda energia, aga keiser on ka, kes väga tugevalt tahab kontrolli omada, aga sa ei saa kontrollida mitte midagi ega mitte kedagi. see on illusioon. inimene hirmsasti tahab kõike kontrollida. aga kontrolliga me ei saavuta puhtaid tulemusi. et ja kontroll on piiratud. sellega selle läbi kontrolli me ei suuda luua midagi sellist, mis saab luua läbi teadvuse, läbi kehatasandi. siin võib siis vaadata, ikkagist vaatame iseenda otsa alati, et me ei vaata väljapoole. siis kui me vaatame ikka enda otsa, siis tekivad võimalused ja lahenduse võimalused ise siis. ja
vaata siis tõesti siin endale otsa ja kus sa võid ise olla ka natuke põikpäine ja, ja ka võib-olla omandihimuline, kes tahab siis teisi kontrollida. Ja uurige oma käitumist. Et kelle üle ta siis nagu natuke mõnes mõttes valitseda soovite. Ja kui te tunnete, et keegi teie üle tahab võimu omandada, siis tuleks ka enda otsa vaadata. Ükskõik milline see olukord siis praegusel hetkel teil esile on kerkinud. On oluline siin tagasi tõmbuda. Kas ise olete nagu kuidagi üle reageerinud või siis keegi teiega seoses, aga igal juhul on siin oluline tagasi tõmbuda. Ja praegusel hetkel võib-olla ongi selline teie elus selline segadus ja korratus, aga see nõuabki endale otsa vaatamist. Et siis edasi liikumine saaks toimuda, aga mina näen siin päris selgelt seda, et te püüate vältida iseenda emotsioonidele otsa vaatamist. Siin võib olla teis mingit laadi võimujänu, võib-olla ka üleliigselt selline natuke nõudlik. Ja siin ongi selline kontrollivajadus, võib-olla ka domineerimine kellegi üle ja võib-olla ka isegi selline omamoodi ahnus. Et ei tunneta, ei taju praegusel hetkel võib-olla neid piire. Ja kus on need piirid? Et vaadake julgelt enda otsa ja hakake lahustama oma varju või siis puhastama oma laenguid ja emotsioone. Alles siis saab toimuda siis siin selline muutus selle alkeemia kaardiga, tasakaalu kaardiga, siis te liigute tasakaalu sisemisse keskmesse iseendaga ja välised olukorrad teid enam iga kord, kui te vabastate endas mõne laengu, siis te lähete ainult lähemale iseendale ja suudate ka kõige kaootilisemasse olukorras jääda endasse paigale ja sellega te loote, see on teie olek ja sellega te loote küllust, uusi alguseid, võimalusi, te olete keisrinna. Ja keisrinna energias, see ei tähenda, et mees ei võiks keisrinna energias olla, see on looja energia, ta on armastav energia, ta on õitsev energia, tema käte vahel õitseb kõik. Ja keisrinna suudab tasakaalustada ka siis selle, et tema ei ole kontrolliv ega ka kohtumõistja teiste üle ja see ongi, me ei olegi mingid kohtumõistjad teiste üle tegelikkuses, aga inimesed tihtipeale tahavad omandada kontrolli ja mõjuvõimu teiste üle, et kõik oleks kontrolli all, et ta saaks nagu siis, ja siis võibki siin toimuda ka selline kerge laveerimine, põgenemine või salatsemine, et oma tahtmist saada. Aga tegelikult see ei ole puhtast potentsiaalist, puhtast kohast
loomine, vaid see on kontrollivajadus. aga läbi kontrolli me ei loo midagi kaunist, vaid läbi viljakuse, hoolivuse, armastuse ja väga sellise tasakaalus olemise, iseenda olemise toimub selline kaunis loomine. et siin võib-olla ongi vajalik ka võib-olla sellist, sellega on vaja tööd siis teha, et endaga jõuda sellisesse balanssi, kus te olete nii keisrinna kui keisri energias. või kui te suhet tahate luua või luua oma ellu sellist keisri ja keisrinna partnerlussuhet, siis ka samamoodi tehke iseendaga tööd. Ja olge tões. Olge enda tões. Ja selline ladumine siit sai siis teile, grupp number 3, minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast. Ja kohtume juba järgmises videos. Kõike kaunist teile!